6. klassi õpilased lugesid teksti Shopping for Dresses. Et see koosnes 3 osast, 2 osa nad lugesid õpikust ja 3. osa kuulasid töövihikust. Ning seejärel jäi koduseks ülesandeks kõigil õpilastel koostada koomiks, kasutades veebirakendust Storyboard That. Et siin on siis erinevad koomiksid, mis õpilased ise koostasid. Kuigi algtekst oli kõigil üks ja sama, siis oli väga huvitav näha, kuidas õpilased selle koomiksi koostasid. Kuidagi kohati oli nagu näha sarnasust, samas oli ikkagi igaüks oli natuke erinevalt tööle lähenenud. Näitan siis natukene, kuidas Storyboard That koomiksi koostamine käib. Sisse saab logida nii Facebooki kui Google'i kontoga. Ja siin kõigepealt võtta siis Create a Storyboard. Ja ta annab automaatselt 3 kasti, aga saab seda siit muuta ka 6 kastiga, et rohkem kui 6 kasti ei saa tasuta versioonis valida. Ja koomikside arv on ka limiteeritud, kui kasutada tasuta versiooni. Nii kõigepealt siis tuleb valida taust, et kus see tegevus toimub. Võtame näiteks siin town, tõmban selle lihtsalt siia. Ja nüüd tuleks mul siia siis inimesed leida. Characters on siin üleval ja siin on väga palju erinevad, et keda sinna istuma siis panna sinna kohviku juurde. Võtame siit näiteks selle naisterahva, paneme ta istuma, see tuuli peale ta niimoodi istuma, ta saab natuke väiksemaks ka teha. Siin saab siis kõike, saab juuste värvi muuta, nahavärvi muuta, juuksed mustaks, naha ütleme, et pruuniks, et siis saab niimoodi, siis ütleme, et ta on seal koos oma lapsega, vaata, kas on lapsed, no näiteks selle tüdrukuga. Paneme tema ka istuma, aga siin saab erinevad ja siis ka nägus näiteks, et ta on hästi kurb, nutab ema ei osta talle näiteks jäätist. Nii, teeme tema ka pruuniks, juuksed ka natuke väiksemaks. Paneme ta siia tooli peale istuma. Nii, ja siis saab siis lisada need jutumullid. Textables on peal. No näiteks laps karjub, ma tahan jäätist, et siis siia saab kirjutada. Ja näiteks ema ütleb, et ei saa. Nii, ja siit saab teksti muuta, värvi muuta ja kõike muuta. Vaatame, kas me saame selle ema näiteks pahaseks teha. Jah, näed, ema on kuri. Nii, vaata, kuidas need jutumullid siis natukene parem. Nii, siia saab lisada sildi, et kus see siis toimub, see tegevus kohvikus. Oleme rohelisel taustal. Nii, ütleme, et siis nad tulevad koju näiteks. Teeme home. Paneme ta laste tuppa. Ja siis paneme selle sama tegelase siia. Nüüd seisab siin. Ühesõnaga, ma rohkem edasi ei hakka tegema, aga siit saab siis väga palju erinevaid asju teha. Erinevaid pilte saab siia lisada. Need õpilased lisasid kuusepuid ja muid selliseid asju. Salvestamisega on nüüd see, et seda saab ilusti, kergesti, lihtsasti salvestada, aga suurim probleem on see, et seda ei saa mitte kellegagi jagada. Sa ei saa seda mitte kellelegi saata, et need õpilased ei saanud seda mulle saata.
sest et ta paneb sellise watermark tekst tuleb siia peale. Täpselt samamoodi seda saab tegelikult ka PowerPointina salvestada, aga tasuta versioon ei lase siis, need kaks koomiksit saab siis nädalas teha tasuta. Et see watermark tuleb siia tekst tuleb peale. Samas hea asi on see, et printida ikkagi saab, et kui õpilased teevad oma töö valmis, siis nad saavad selle ise välja printida või siis nagu mina tegin, siis õpilased logisid minu arvutisse sisse ja siis mina printisin need välja. Et õpilastele väga meeldis, loomulikult see võttis üsna palju aega neil, aga ma usun, et kui me järgmine kord midagi sarnast teeme, et siis nad on juba selle programmiga tuttavad ja teavad, kuidas seda teha. Ja mina lamineerisin need koomiksid ära ka, sest et oli juba täna, kui me kõik lugesime kõikide omasid ja ma saatsin need klassis ringi, siis juba tegelikult nad ikka kortsutasid neid küll, et kui nad on ära lamineeritud, siis nad on ikka üsna tugevad.